Indrek Kalliste, täna oli Veterinaar- ja Toiduameti nõukoda ja te rääkisite muutuvast ja arenevast Veterinaar- ja Toiduametist. Kui lühidalt öelda, milles see uuenemine seisneb? No meil tegelikult see teekond algas pihta juba ju alates 2016, et siis me panime paika oma pikaajalisemad suunad ja see põhiteekond, mida me endale välja valisime, oligi see, et kuidas siis asutust tervikuna muuta siis niisugusest rohkema kontrollina, aga asutusest rohkem niisuguseks teenusekeskseks ja kliendikeskseks asutuseks, ja see tegelikult ongi see kogu see töö sisu, mida me siis iga-aastaselt seal siin siis teeme. Kas teie tavaklientide jaoks midagi muutub ka, läheb paremaks, halvemaks? No nagu iga niisuguse arendustegevusega, siis on seal kaks vaadet, et üks on see, et kuidas asutuse sees asju paremini korraldada, kuidas rollid paremini paika saada, ja teine loomulikult on alati see väline pool, et kui ma juba ennem ütlesin, et kuidas muutuda rohkem teenusekeskseks asutuseks, siis sellega on otseselt seotud ka kliendid, et mida me nagu tahame teha, on kindlasti pakkuda paremaid teenuseid meie klientidele, seda siis läbi ka selle, et me arendame oma inimesi ja läbi siis selle koostöö peaks olema see teenus ka parem, ja kindlasti kuhu me fokusseerime on siis e-kanalite arendused, et võimalikult kiiresti mingisugused tegevused või load või kooskõlastused jõuaksid klientideni. Suur tänu teile, täna nõukojas kuulsime palju kiitvaid sõnu selle protsessi kohta ja edu teile edaspidiseks ja häid jõulupühi! Aitäh, häid jõulu teile ka!